Millised muudatused on toimunud kursuse vaates uue Moodle kujundusega? Valime kõigepealt mingi kursuse, minu kursuste alt näiteks. Ja kui me oleme siin sees, siis esimene asi, mis silma torkab, on see nuppude rida. Aga lisaks ka see, et on kadunud harjumuspärased plokid vasakult poolt, nagu näiteks halduse ehk sätete plokk, kus oli luba muutmine, kasutajad, hinded ja nii edasi. Hästi palju valikuid, ka rühmade loomine käis siit kaudu. Nüüd seda siit kohe ei leia, siit te leiate ainult kursuste loetelu, mis teil on, ja sellised üldisemad asjad. Saate näiteks vaadata, kes on teie kursule osalejad, millised õpimärgid on teil kursusel siin kehtestatud, millised pädevused. See pädevuste osa on nüüd ka uus, aga hetkel see veel täis 100% ei tööta. Et te küll võite proovida juba uurida, et kuidas te saate kursusele õpiväljundid ehk pädevusi ise lisada. Terved raamistikud on võimalik tekitada, aga hetkel veel kõik moodulid veel 100% ei tööta. Võib-olla lähitulevikus saab siis seda uurida. Ja kursuse hinded on samamoodi, see on see üldhinnete tabel, see on nüüd siia jäänud. Kõik muud asjad on liikunud teise kohta. Nüüd üks asi, mis on muutunud, on ka navigeerimise riba, ehk siis see riba, kus te saate liikuda sobivasse kohta Moodle'is. Tahate kursuse avalehele, vajutate kursuse lühinimele. Et nüüd on see natuke allpool, ehk siis see riba, vanasti oli üleval. Nii. Ja proovime siis üles otsida need kadunud asjad siit vasakult. Nüüd on tekkinud siia avalehele üks suur hammasratas paremale poole. Ja selle hammasratta all, kui me klõpsame, tulevadki nähtavale muud asjad, mida enam seal vasakul ei leia. Näiteks kursuse üldsätted, mis on hästi oluline valik, see ongi kohe esimene. Selle all, kui te mäletate, saime me muuta kursuse pealkirja, lühinime ja ka kategooriat, kus see kursus asub, Tallinna Ülikooli piires näiteks. Ning lisaks määrata algus-lõpu kuupäeva ja muuta kursust nähtavaks õppijatele, sest vaikimisi ei pruugi kursus nähtav olla, kui te tellite selle vormi kaudu endale uue kursusena. Et siin on üks oluline koht selle jaoks. Ja loomulikult sai siin ka kursuse kirjeldust lisada, ainekaarti failina juurde panna näiteks. See ei ole kohustuslik, aga see võimalus on siin olemas. Kursuse formaati muuta, kui teile ei sobi nädalate formaat, siis võtate teemade vormingu või siis hoopiski Grid'i ristkülikute, graafiliste ristkülikute vormingu. Samuti välimuse all saate siis valida oma kursusele mingit konkreetsemat kujundust, mida te võib-olla tunnete ja kasutate läbivalt oma kursuste puhul, näiteks Clean või tulevikuõpetaja. Eks neid on rohkemgi, saate võib-olla proovida, kui veel ei ole kasutanud. Ja ka keelt valida, et kui keel on ära sunni, siis on see eesti keel. Ja kui te tahate seda muuta, näiteks ingliskeelne kursus on teil või ingliskeelsed õppijad on või vastupidi mingi muu keele kasuks otsustate, siis saate seda keelt siit vahetada. Nii, ja kui teil on need üldsätted paigas, salvestate või siis kui te praegu ei muuda, siis tühistate oma valikuid. Nii et hammasratta alla siia on siis kolinud kursuste sätted, aga ka luba muutmise nupp. Nüüd on see ka siin hammasratta all, et seda ei pruugi kohe näha siis. Et vajutame luba muutmine. Et meil tekib see toimetaja vaade, kus me saame, see on juba tuttav vaade, eks ole, et me saame siis lisada õppematerjale või mingisuguseid õpitegevusi, ülesandeid, foorumid ja nii edasi. Ja iga tegevuse või vahendi juures on endiselt olemas muuda nupp, mis on nüüd siis kahel viisil, kas siis hammasrattana võib kohe võtta sätteid ühe klikiga, et ei pea võtma muuda lahti ja siis muuda sätteid, vaid nüüd kohe on hammasratas siia välja toodud. Või siis muuda alt me saame samamoodi sätteid võtta, liigutada vahendit paremale või vasakule, peita õppijate eest, teha sellest koopia, määrata konkreetsed rollid sellele tegevusele või kustutada see tegevus üldse ära või vahend. Et see on kõik samamoodi nagu vanasti. Aga mis on veel siin hammasratta all siia liikunud,
on siis varukoopiate tegemine kursusest, hinnete lehe häälestus. Seda vajatate siis, kui te tahate näiteks lisada hindekategooriaid, grupeerida mingeid tulemusi ja nii edasi, et seda siis uuritakse eraldi hindamise all. Ja mis on oluline, on veel siia rohkem nupu alla peidetud. Seda kohe ei näe, vajutame siit rohkem ja siin te näete, et mida veel võib leida siin hammasratta all, on siis küsimuste pank, mis on siin kõige viimane valik, aga ta on hästi oluline, kui te kasutate oma kursusel teste ja tahate näiteks küsimusi juba ette teha panka ja pärast siis testis kasutada pangas olevaid küsimusi. Et see on nüüd siis kolinud siia kursuse administreerimise alla, mis omakorda asus seal suure hammasratta all. Ja teine asi, mis on siia kolinud, on kasutajatega seotud toimingud. Näiteks kasutajate registreerimine käsitsi, rühmade loomine ja ka ise registreerimise avamine ja selle toimingud siis parooliga kaitsmine, näiteks kursuse parooliga kaitsmine õppijatele on samuti nüüd siin kasutajate rubriigis, ehk siis kui te tahate midagi neist muuta, võite valida siit kasutajate vahelehte, aga selleks on muidugi ka palju lihtsam viis. Ma lähen nüüd kursuse avalehele, et te ei pea siit mitme sammu kaugusele minema, vaid võtate kohe vasakul osalejad lahti ja siit siis omakorda hammasrattal need samad asjad on kohe nähtavad. Nii rühmad kui registreerimise viisid, sealhulgas ise registreerimine, kui ka siis käsitsi registreerimine ehk siis kursusele registreeritud kasutajad. Selles vaates, just nimelt selles vaates saame me ise käsitsi kedagi lisada, valides talle kõigepealt siis sobiva rolli ja otsides teda nimepidi. Aga teine asi, mida siin teha saab, on siis eemaldada käsitsi konkreetseid õppijaid või ka õpetajaid, konkreetseid osalejaid siis kustutades neid siit ühekaupa, tühista registreering. Et vahest on ka seda vaja, kui keegi näiteks juhuslikult satub teie kursusele. Ja lisaks saab siin muidugi eemaldada ka rolle, et keegi tahab saada õpetajaks või tuutoriks, siis temale me saame hoopis rolli lisada, et vastava rolli, aga keegi soovib vastupidi rollist lahti saada, siis me saame selle rolli eemaldada. Et kõik sellised toimingud on siis teostatavad kursusele registreeritud kasutajate vaates, mis omakorda on leitav osalejate all ja siis omakorda hammasrata all. Ja mis veel kursuse vaates on teistmoodi, on siis need samad nupud üleval pool ja väga oluline nupp õpetaja jaoks aktiveeri roll. Selle nupu alt te saate siis lülituda õppija rolli, kui te tahate oma kursuse mingeid tegevusi lihtsalt testida, kuidas see siis õppijale välja paistab ja kas ma saan ikkagi kõiki asju esitada ja teha. Et saate seda ära proovida ja tagasi tavarollile üle minna. Kindlasti tuleb siis uuesti ka luba muutmine sisse lülitada, sest et see kaob ära rollivahetusega, et luba muutmine uuesti sisse. Nii, plokkidega on lugu enam-vähem sama, plokke saab lisada nagu vanasti, plokkide loetelu on ka enam-vähem sama, et plokid on siis need tükid, mis tekivad teil kas paremale või vasakule poole. Ja muud ei olegi, et kui te tahate siit kursuselt ära minna, kas lähete mõnele teisele kursusele siit vasakult minu kursuste alt või lähete töölauale nupu abil näiteks, otsite sobivat kursust, kuhu te tahate minna või otsite siit kursuste ülevaate all juba olemasolevate seas saate valida, kuhu minna.